tervitame sind Paradoksi uues osas. Me oleme Pali saarel ja ühe võimsaima, vanima ja märkimisväärse arheoloogilise paiga juures Kunung-Kaavis, mis on Pali rahva jaoks väga tähenduslik ja oluline paik. Ja saate esimeses osas me tutvustame selle paiga tähendust, ajalugu, traditsioone ja teises osas arutleme vaimsusest, traditsioonidest, nähtamatust maailmast, otsustamisest, perekonnast, juurtest, kuningatest. Ka kuningatest ja ka skepsisest sellesse, mida ei näe, mida justkui ei ole olemas, aga kui palju ta mõjutab. Sest see on ju üks suur draama meil ühiskonnas, et me ju ei näe seda, me ei saa seda katsuda, järelikult seda pole olemas. Nii et see, mida tõestada ei saa, seda ei ole. Arutame siis selle üle, et kus see tõde päriselt peidus on, eks ole. Ja tõde me ei anna. Me arutame, me lihtsalt jagame oma vaateid sellesse. Ja see on tänane vaade. Nii et tulge meiega ja tuleb üks äges saade. No nii, naljakas lugu. Raidole anti seelik, mulle jäeti püksid. Tavaliselt oli ikkagi püksid Raido jalas, kuigi mina ütlen, millised püksid. Aga see on sarong, see nüüd ei ole ka seelik, võiks nii öelda. Aga see anti tegelikult sellepärast, et peab olema kaetud, jalad peavad olema kaetud, et see on nende pühade kommete osa, kui templisse minnakse. Ja meil kodus on ka tavaliselt niimoodi, et ma panen küll püksid jalga, Maria ütleb, mis püksid ma jalga peaksin panema, et tema on minu kael ja mina olen tema pea. No hea küll, las ta jääda, olgu ta nii, nagu ta on. Meiega on kaasas ka üks müstiline koer. Ta saatis meid juba ülevalt treppidest alates siia orgu välja. Kunung-Kaavi on jõe ääres ja ta pärineb väidetavalt 11. sajandist Udajana dünastia kuningate ajastust. Räägitakse, et selle paiga on ühe ööga kivisse raiunud üks müütiline olend Keboiva, kes oli hiiglane selliste võimsate võimetega ja siin on 10 hauakambrit ja vaatame seda kohta natukene lähemalt. Kunung-Kaavi on ehitatud sellise kuninga nagu Anak Wungshu ajal, kes ehitas selle templi selle jaoks, et näidata oma pühendumust, armastust, lugupidamist oma esivanemate ja kuninga perekonna vastu. See oli tema viis jätkata selle templiga, kanda edasi sellist sügavat rahu ja armastust ja lugupidamist. Ja tema valitsemise ajal oli see väga oluline selline kuningate kohtumispaik, kus kuningad võtsid vastu olulisi otsuseid. Ja mis mulle endale kõige rohkem meeldib, on see, et hiljem on siin mediteerinud mitmed ka budistlikud mungad, aga ka hinduismi esindajad, et need kaks usku, kaks religiooni on omavahel nagu väga harmooniliselt koos toiminud. Et see koht on nagu selline väga ilus rahupaik, mis sümboliseeribki nagu koostööd ja edukaid otsuseid tuleviku suunas. See paik kuulub ka UNESCO maailmapärandi nimistusse ja põhjusel, et ta annab väga selgelt edasi rikkalikku ja detailset Pali ajalugu ja kultuuri. Ja need hauakambrid ei ole mitte ainsad, mis siia kivikaljusse on raiutud. Siia on raiutud ka erinevad nikerdused ja mustrid, mis kujutavad endast Pali jumalusi ja sümboleid. Ja üks lugu
üks legend räägib sellest, et kuskile siia on maetud ka kuningate aarded. Arheoloogid küll ei ole leidnud neid ja arvatakse, et nad on peidetud ja kinni siis musterdatud iidsete needustega ja ootavad siiamaani oma õiget aega ja õiget inimest, kes selle leiaks. Ma eelmine aasta tulin koos Mariaga siia oma sünnipäeva ajal. Ja me veetsime pool päeva siin. Olime selles rahus, vaikuses, avaruses. Siin on lähedal üks koss ka. Ma kõndisin riisipõllu äärt mööda sinna. Täitusin sellest, mis siin on. Ja Palil on kõike, on hästi kirjut linnaelu, aga see on tõesti üks paik, kus saab võtta ühendust iseendaga, tulla keskmesse, kasvatada alla oma juured. Vahel on elu nii kirju ja kiireid otsuseid täis, et midagi ei ole alati keskmes. Ja siin on tõesti teist korda tagasi olles see tunne, et ma olen jõudnud nagu koju. Mitte, et mina oleks kuidagi seotud selle konkreetse seltskonnaga, kes siin iganes selle ehitas. Igal juhul on selline hea tunne siin olla. Ja olemegi jõudnud nüüd siis imeliste riisipõldude vahele arutlema, võtma väikest hetke, et rääkida olulistest asjadest. Millist inspiratsiooni, Raido, sina oled siin täna viibides siis endasse ammutanud ja kogunud? Me käisime eile juba söömas ja seal oli restorani ühte seina siis puunikerdustest tehtud erinevad kujutised Pali ajaloost ja oli ka üks puu, millel olid väga suured juured ja Palil on väga palju pühasid puusid, kui lennujaamas juba tulla lennuki pealt maha, siis on kirjas, mida tohib teha, mida mitte ja üks, mida palutakse, et pühade puude otsa ei roni, sest nad esindavad väga olulist teadmist ja tarkust. Ja eile, kui ma seal restoranis olin, siis rääkides selle inimesega seal, arutasime ka teemal perekond ja juured. Ja siin ka ühe puu juures on üks väike altarikene, kuhu siis pannakse ohverdusi esivanematele ja jumalustele. Et kui sa küsid, siis ikkagi see, et kui olulised on juured, kui olulised on traditsioonid, kui oluline on perekond. See, kus kohast me pärineme, päritolu perekond ja üldse see, kellega me oleme järjepidevalt igapäevaselt suhtes. Just, et eile, kui me seal restoranis käisime, siis esimesed 2 rooga olid ka nagu nii-öelda vanaemade tehtud toidud, hästi fancyl viisil serveeritud ja tõesti ükskõik, kuhu me siin Palil ka ei läheks, siis see vanemate austamine, suguvõsa austamine, perekonnaga kontakti olemine, et see on nagu auasi, sinu perekond on sinu auasi. Ja kui me nüüd mõtleme Eesti peale, mina olen pool türklane, Türgis on täpselt sama asi, on ja ikka see on nagu elu kõige tähtsam asi oma perekonna eest hoolitseda. Ja kui me nüüd mõtleme Eesti peale, siis eestlaste hulgas on nagu kuidagi, mul on jäänud mulje nagu oma vanemate häbenemist hoopis või niisugust nagu põlvkondade vahelist konflikti. Tead, see on nii ja naa. Ma lihtsalt mõtlen seda, et ma olen näinud ja mul on sõprusringkonnas väga häid sõpru, kes austavad oma vanemaid ja vanavanemaid ja ma ei tahaks öelda, et mina ei austa, ma väga austan aga ma olen viimasel ajal nüüd kahjuks, kui vanavanemad on surnud, hakanud käima nende haudadel ja teatud selline dialoog meil on ju loomulikult läbi minu mälestuste,
just tänutundes sellele, mida mulle on edasi antud. Ehk siis see pärand, mida nad jätsid ja ma ise järjepidevalt igapäevaselt mõtlen sellele, et mida mina annan oma lastele edasi, mida nemad annavad edasi ja isegi pojaga rääkisin, et ühel hetkel mina olen sinu laste vanaisa ja vanaisana siis suhtlen nendega, annan edasi oma elutarkust, siis poeg mõtles korra, vaatas kuhugi kaugusesse, ütles äge. See on äge. Ja et ehk siis, et see sõltub ilmselt inimesetki lausa. Ja, aga võt, et kuna ma hästi palju töötan inimestega just sellel teraapia vallas on ju, siis ma puutun ülipalju, pea igal seansil ma puutun kokku sellega, kuidas on vanemate vastu solvumine, pettumine ja tegelikult mida sellega tehakse, et lõigatakse oma elujõud ära, lõigatakse ära need tarkused, teadmised, see vägi. Sellest on võib-olla raske aru saada, et mis see vägi siis on, mis sealt suguvõsast nagu tuleb, on ju. Aga mina olen aru saanud sellest, et ma püüan seda kirjeldada oma kogemuse kaudu, et mina ei ole oma isaga kasvanud, ma ei ole oma isapoolse suguvõsaga nagu, ma olen neid näinud ühe korra elus, aga ma ei ole nendega nagu kontaktis olnud. Ja kui ma tegin selle ära, et ma võtsin selle isapoolse suguvõsa ka nagu vastu, et ma andsin endale võimaluse nendega tutvuda ja koos viibida, lihtsalt süüa ühe laua taga, siis iga kord, kui ma kas või lihtsalt isaga kohtusin, siis ma tundsin, kuidas mingisugused jupid nagu minust tulid minusse tagasi, et ma sain nagu terviklikuks, et see on hästi selline tunnetuslik. Ja ükskõik kui palju põhjuseid mul on, et ma võiksin oma isas olla pettunud ja solvunud ja etteheita ja süüdistada, vahet pole, tema on 50% andnud mulle minu ja kui ma seda osa endast eitan või eiran, siis ma eitan väga suurt osa oma väest ja ma ei saagi kunagi hingerahu või tasakaalu enda sisse, et sellepärast ma arvan, on üli oluline, et iga inimene oma juured nagu vastu võtaks. Ükskõik kui koledaid asju seal on juhtunud, vahet pole. Kindlasti on iga inimese suguvõsas olnud ka väga palju väge ja edu ja küllust ja armastust. Ma vaatasin siin jube palju, mis sa tahtsid öelda vahepeal? Ma tahtsin öelda seda, et siin Kunung Kaavi juures ka ringi käies ega impulss tuli ilmselt ikkagi esivanemate laustusest ja eile, kui olin seal restoranis, siis see kohalik ütles ka nii, et jah, et nähtav ja nähtamatu on üks ja need juured on miski, mida me ei näe, aga kui nad on terved, siis on see puu terve, siis on need viljad terved ja kui meie teod ja otsused ja valikud on meie viljad, käitumine, siis see kõik saab juurtest alguse ja kui ma olen ühenduses selle elutarkusega, selle sügava tarkusega, mis ilmselt need, kes olid enne meid, midagi nad ära õppisid, et me siin oleme, muidu me ei oleks ellu jäänud. Et sellepärast ma tahaksingi nii väga nagu rõhutada seda julgust, et võtta vastu oma perekond sellisena, nagu nad on, et nemad on nemad, sina oled sina ja tee lihtsalt rahu, sa ei pea neid kuidagi üritama muuta või lihtsalt võta vastu ja tee rahu, sest sellega sina saad oma elus edasi liikuda, sa ei tegele terve elu nagu mingisuguse kibestumise ja pettumusega. Et ma arvan, et Eesti rahvas muutuks sellest nii palju vabamaks ja rõõmsamaks ja õnnelikumaks. Ja ma lihtsalt igaks juhuks ütlen seda, et ärme võta Eesti rahvast kui ühte mingit viite inimest, et Eesti rahvas on väga lai mõiste ja ilmselt on väga palju veel kord inimesi, kes väga austavad ja on ühenduses oma perekonnaga. Näiteks mul tuleb meelde üks Paradoksi saade, kus me rääkisime Ikevaldiga isadest ja isaga suhtlemisest ja kontaktis olemisest ja sellest, kuidas mina oma isa olen vastu võtnud uuesti. Et ma mingil hetkel, ma julgen küll öelda, kaotasin sideme täiesti isaga ära. Ja üks, mis mulle meeldib palirahva juures, neil on selline filosoofia, mida nimetatakse Trihita Karana ja see räägib siis harmooniast kolme erineva komponendi või elemendi vahel. Tuleb elu eesmärk siis on hoida tasakaalu esiteks inimese ja looduse vahel, et mina olen üks looduse osa ja ma pean hoidma sidet loodusega. Teine on inimene hoiab sidet teise inimesega ja loomulikult eriti oma päritolu perekonnaga ja esivanemate liiniga. Ja kolmandaks, et inimene hoiab sidet vaimsusega, sellega, mis on nähtamatu, sellega, mida justkui ei ole, aga kas loodusseadused ja loodusjõud on näha? Ei ole ju, aga kui palju me oleme nendest sõltuvad.
ja kui inimene suudab harmoniseeruda ja hoida tasakaalu nende vahel iseendaga, siis ta on terve ja õnnelik. Et vaata, kui oluline on tegelikult meie elus ikkagi see vaimne aspekt. Ja. Et kuidagi seal lääne ühiskonnas see vaimne aspekt on nagu nii ära kadunud, ära unustatud, et see on nagu viimane, millega tegeletakse. Siuke heaolu ühiskonna mingi moevärk on ju. See ei ole esmane, aga siin Balil ja ma arvan, neid ühiskondi ja kultuure on veel, kus vaimsus on esmane, sest see annab inimesele usu, lootuse, see nagu täidab ta. Sest ma kirjutasin hiljuti ühte postitusse ka, et kes on inimene ilma usuta? Ükskõik millesse ta usub, uskugu ta loodusesse, perekonda, ma ei tea, geenidesse, whatever, millesse on. Aga kui tal on vaja millegisse uskuda, sest ilma usuta inimene on nagu tühi kest lihtsalt. Ja siin Balil nad iga päev palvetavad oma jumaluste poole, on ju, oma looduse poole, nad teevad väikseid lillenjukseid, korvikesi, andumeid ja sellega nad loovad enda ümber oleva ruumi pühaks ruumiks. Just need korvikesed, Tšanang saari on selle ohverduse nimi, iga hommik, iga maja ette, isegi autosse, isegi töökoha ette asetatakse korvike, mille sees on siis lillekesed, mis seal veel on, erinevad isegi tubakad panevad sinna, on ju. Just. Et puuvilju, igasuguseid asju. Ja ükskõik, kas see tegelikult toimib energeetiliselt, vahet pole. See žest ise annab nendele inimestele hingerahu ja paindlikkuse ja tasakaalu ja nad käituvad hoopis teistmoodi, sest see on nende rituaal, nende traditsioon, mille nad on teinud, see hoiab neid terviklikuna ja see töötab nende jaoks. Ehk siis räägimegi nüüd siin praegu sellest vaimsusest ja tuleb juba ka skeptitsism siia sisse tegelikult. Jah, et mingis mõttes ega inimene, kes on skeptik ja milles see skeptik, näiteks skeptik sellesse, et kõik see, mida ma ei näe, seda pole olemas, mingis mõttes võib öelda, et temal on ka oma usk. Aga väga tihti on see selline eelarvamuslik ettekujutus, kuidas asjad on. Ilma vaatamata, ilma süvenemata, ilma uurimata, kuidas siis täpselt on, mismoodi see mulle mõjub. Oli üks selline ütlus, mäletan Albert Einsteini kohta, võib-olla see on mingi müüt, aga keegi ütles Einsteinile, kuna ta seda kvantmaailma uuris ja kvantfüüsikat, et kui ma ei näe, siis ei ole olemas. Einstein ütles, palun pane oma mõistus siia laua peale, muidu on mul keeruline uskuda, et see sul üldse olemas on. Et saab ka niimoodi vaadata, et loomulikult see nähtamatu on olemas ja ma ei kuuluta seda igal pool. Ma ei käi sellega nii, et teistele tuleb seda peale suruda, et siin on igasuguseid näiteid, et kui palju on olemas erineva religiooni esindajaid ja siis üks käputäis käib näiteks tänava peal kuulutamas ja teistele seal kuidagi nii-öelda agendina värbamist ja propageerimist tegemas, et umbes, et meie esindame kogu seda kogukonda, ilmselt mitte, aga meil kõigil on oma rituaalid, mida me teeme ja mõned neist ilmselt on seotud sellega, et ühendust võtta miskiga, mis on natukene sügavam ja iidsem. Et ühesõnaga, mis selle skeptitsismiga juhtub, on see, et inimene kaotab võimaluse ühenduda eluga ja südamega ja armastusega ja loodusega ja teistega, sest et ta lihtsalt kahtleb kõiges. Just, et mis asi on skeptitsism? Skeptitsism on selline jäik vaade, kuidas asjad on ja nad ei ole kohe kindlasti mitte mingit teistmoodi. Aga kuidas sa tead? Kas sa oled järgi uurinud, kas sa oled kuskilt lugenud? Kas sul on otsa vaadates selgus? Kas sul on kogemus? Just. Ja üldsegi ma ei taha öelda, et umbes, et teaduspõhine ja see, mis ei ole teaduspõhine. Ilmselt on palju, mida teadus veel ei ole ära uurinud. Ja aga kui ta mis ühel hetkel saab uurituks ja siis me ütleme, jah, nüüd on ta olemas, et kas ta siis vahepeal ei olnud. Kindlasti oli. Mina arvan, et kõige olulisem on vaadata erinevate nagu kontseptsioonide toimivust ja funktsiooni, et kui sellel on funktsioon ja see kedagi aitab päriselt ja kui selle alge ei ole kahjustav ja hävituslik, siis why not seda uurida kogemuslikult läbi enda, on ju? Miks on vaja trotsida? Ja veel eriti huvitav on see, et teate, mina ei usu ja sina usud või?
palun ära usu wow.. et just see, et aga okei, sul on selline arvamus, las ta jääda. Või siis hoopis huvituda, et huvitav, miks sa nii arvad. Ja siia juurde ütlen ka muidugi seda, kui see puudutab näiteks inimeste tervist, kui see puudutab midagi, mis on tõesti väga täppis, siis ei peaks sellist udu ajama, see peaks olema väga täpne, et ei ole niimoodi, et küll see auto saab iseenesest korda, viida palun mehaaniku juurde, hambavalu, las võtab siis ära see hambaarst, kui seal põletik on. Aga samas tõesti, kui sa teed neid igapäevaseid ühenduse võtmisi iseenda sügava olemusega, ma arvan, et nii paljudki küsimused saavad iseenesest vastuse ilma selleta, et sa peaksid minema ja kellegi targema käest küsima. Just, et me räägime siin sellest tasakaalust, et sa ei pea minema üliäärmusesse selle vaimsusega, sest on ikkagi vaja ratsionaalsuse ja vaimsuse tasakaalu. Et millest ma nüüd siin tahtsingi rääkida, ma lugesin hiljuti Debbie Fordi raamatust hästi äge lause, et tänapäeva ühiskonna üks suurim lõks on see, et me arvame, tähendab, on selline sündroom, et ma tean juba kõike. Sest et meil on infole tohutu ligipääs ja siis võibki tekkida selline tunne, et ma juba tean seda, ma juba tean kõike, aga selline suhtumine paneb sulle ploki vaimselt ette ja sa ei saa maailma kogeda ja sul jääb nii palju avastamata enda sisemisi talente, omadusi, väge, teiste inimestega ilusat armastust, ilusaid kogemusi, kui sa lihtsalt sulged ennast selle mentaalsel tasandil. Et seda paindlikkust on vaja treenida ja harjutada, nii et ma kutsun teid üles, vehin siin pastakaga, ma kutsun teid üles jälgima neid momente, kus teil tekib selline mentaalne jäikus, et ei, see pole minu jaoks, seda ma ei taha, seda ma juba tean. Et jälgige seda ja minge sealt läbi, minge sealt edasi ja vaadake, sest sa mitte kunagi ei tea, kus on sulle see kullatera, mis muudab sinu elu. Et see on nagu nii oluline. Ja loomulikult, ega meie ei ole siin mingid tõekuulutajad, et täpselt nii tehke või naa tehke. Mis mulle meeldib palirahva juures, nad on väga tugevalt kontaktis sellega, mida nimetatakse karmaks ja karmaseaduseks ja nad ütlevad, et see on väga tugevalt nende otsused ja nende valikud mõjutavad seda, mis edasi saab. Ja vahet ei ole, kas lühiaegselt või pikaaegselt, siis ilmselgelt meie valikutel ja otsustel on meie tulevikule mõju ja ma olen mitmeid kordi isegi, ma ei tea, tuleb vähemalt kord nädalas ette see mõte, et minu praegune elu ja see, mida ma kogen, on minu minevikus tehtud valikute tagajärg, siis ilmselgelt see paneb tegema hetkest teisi valikuid, on ju? Ja siin juttu oli ühest taksojuhist, kes kuidagi palilise nagu paistab väga välja, et nad on siirad, nad on õiglased, nad on ausad, nad ei taha, et nende valikud tekitaksid neile endale tulevikus kahju ja nad väljendavadki selle ära, et ma võiksin seda praegu teha. Ma ei tea, mingisuguse justkui teilt rohkem raha koorida, aga ma ei tunneks ennast pärast hästi. Ja minu arust see on ka juba nagu näide sellest karmast. Just. Ja siis saab seda teadvustada enne valiku tegemist, et kas see, mida ma praegu teen, avaldab mõju, mida ma soovin. Just minu tulevikule, minu kogemustele on ju minu elule üleüldse, et milliseid mõjusid ma loon oma praeguse käitumisega tulevikku. Et seda lihtsalt hakata teadvustama, alustada sellest teadvustamisest, sellest oleks juba nii palju abi. Ja ma tahaksin tegelikult siia lõppu nüüd veel tuua, me rääkisime hästi natukene nendest traditsioonidest. Kuningatest veel ei ole rääkinud. No ma ei tea, kaua meil akut on. Meil on siin, me oleme nii palju toredaid videosid teinud. Ma ei tea, kas te kuulete seda Kuningad praegu. tahavad, et me räägiksime. Ma ei tea, kas te kuulete seda, see retsäikesed kõmin praegu. Kui me tuleme Kunungkaavi juurde ja ei räägi kuningatest, siis on küll... Siis taevas müristab. Siis taevas annab meile märku, et rääkige. Okei, ma ütlen kiiresti ära, mis ma tahtsin siia lisada vahel, et me rääkisime natukene nendest väikestest traditsioonidest ja nendest nagu traditsioonidest on ju, mida need Bali inimesed siin teevad.
et ma tahaks teid ka kutsuda üles mõtlema, et millised võiksid olla teie elu igapäevased sellised väiksed traditsioonid, millega teie oma igapäeva enesetunnet muudate paremaks. Et need on need väiksed asjad, millest saab alguse suur muutus. Vaat nii. Ja nüüd kuningad! Kuidas sulle tundub, kas inimene, kes sünnib ühel hetkel, kas ta on juba nagu valitud kuningaks või see juhtub temaga juhuslikult või kuidas need kuningad siin selles dünastias said valituks? No me teame ju seda, et pigem kuningad on vereliini kaudu valitakse, eks ju. Aga on ju igasugused lugusid ka, kus mingisugune kuningapoeg on kuskil eksinud võõrasse perre, siis järsku ta leitakse ja bla, bla, bla. Et ma usun seda. Vau, mulle välku lõi just. Okei. Me vist peame minema. Ei lähe. Ei vä? See on just äge. Ma ütlen teile, vaat see on vägi. Ja mulle väga meeldib. Raido, see lõi siin samas puude juures, me oleme peale minema. Väga meeldib see, mis siin toimub. Ja me rääkisime enne ka väega kontakti võtmisest, siis minu arust need on need loodusjõud, mis endast märku annavad. Nii, et kes need kuningad siis nagu on, et tavaliselt sünniti perekonnas ikkagi kuningaks, sa said läbi vereliini, aga minu tunnetus ütleb seda, et me võime ka kasvada kuningaks, sellepärast, et nagu me enne arutlesime just, et sa ütlesid, et me oleme ikkagi igaüks oma reaalsuse kuningad. Ja. Või kuningannad. Või kuningannad. Jah, et me otsustame selle üle, kuhu me läheme, mida me teeme, keda me mõjutame ja hea küll, kuningas, olles selle konkreetse kogukonna juht ja saades näiteks siin kokku, ma näitan siia suunas, siis siia jääb see tempel, siis see, et nad kokku said ja mediteerisid siin, tegid tseremooniaid, oli ka vastuste saamiseks, selle väega kontakti saamiseks, et minna edasi ja teha õigeid valikuid. Ja ilmselt oleme kuulnud headest kuningatest, kehvadest kuningatest, headest valikutest, kehvadest valikutest. Et see, kui rahvas on õnnelik ja hoitud, loomulikult see peab olema tasakaal. Ja kõik ei pruugigi lühiplaanis olla ilus ja tore, aga ilmselt kuningas, kes omab visiooni ja kes omab tarkust, kuidas neid valikuid teha, mis toovad selle rahu ja õitsengu. Sinna poole võiks alati pürgida ja nemad seda tegid siin. See mulle inspireerib selle koha juures ja nagu Maria ütles ka, et siis reaalsuse hoidjad ja kuningad me oleme kõik iseendale ka. Ja mulle meeldib ikkagi praktiliselt need asjad alati kokku siduda, et meis kõigis on see kuninga või kuninganna arhetüüp olemas. Ja jällegi, et teadvustada seda ja kujundada seda teadlikult, et milliseks kuningaks või kuningannaks oma elus ma soovin kasvada, panna see lausa täitsa kirja, miks mitte. Ja läbi selle hakata oma reaalsust, oma perekonda, oma tööd, kõike enda ümber hoopis teistmoodi vaatama, et milliseid otsuseid, valikuid teeks minu sisemine kuningas. Ma loodan, et te võtate need mõtted, praktilised mõtteterad siit tänasest kaasa, sest see on meile siin olnud väga inspireeriv ja ma loodan, et te saate osa sellest energiast ja võib-olla te satute kunagi ise ka sellesse imelisse paika, et väga äge, mul on nii hea meel, Raido, sinuga koos siin olla ja seda saadet teha. Aitäh sulle! Hoiame oma juuri ja hoiame oma peret, hoiame iseennast ja oma valikuid, nii et meie tulevik oleks helge ja ilus. Aitäh teile ja kohtumiseni järgmistes episoodides!